Tere tulemast saatesse. Stuudios on tore. Ja siin on tõesti nii. Minuga on täna siin kaks väga kaunist tore noort, tore vilistlasnoort. Juba 3 aastat on nemad peavad ennast vilistlasteks. Ja mina alustan täna, Helina Viigand, sinuga sellest, et sa ei saanud tulla meie tore sünnipäevale kohale, aga sa said seal tiitli ja tiitli nimi oli Tore vilistlase vägev panus. Ja sellega seoses on mul sulle praegu üle anda üks tore meene, mille sa oleksid pidanud seal saama. Senikaua, kuni sina uurid, mis seal sees on, vaatan mina Brita poole. Tere, Brita. Nii tore, et sa tulid. Sina oled tore vilistlane ka, aga sina oled hoopiski sattunud vilistlaseks. Sa ütlesid mulle saate alguses, et seda on mul raske kuidagi nagu tunnetada, sest ma sattusin ju hoopis noortekeskuses tore ringi. Et noortekeskuses ei ole ju klasse, eks ole, et lõpetad seal 9. ja siis... Ja just, et mul ei ole seda, et ma olen midagi lõpetanud, siis ma ei saa öelda, et ma olen vilistlane. Sest et noortekeskusse ma ikka satun ja seal ma olen. Aga jah, minu tore tee sai alguse siis 2013, kui minu tore ringi juhendaja Angela siis väga usinasti reklaamis. Ja üks põhjus, miks ma ka tore juurde sattusin, oli see, et tore ring, ehk siis noortekeskus ja meie muusikakool olid samas majas ja üsna praktilisel põhjusel, sest ma pidin ootama oma klaveritundi ja siis mul oli enne aega ja siis ma mõtlesin, et küpsist saab ju ka, et võib siis ju proovida. Ja, mina olen läbi noortekeskuse sattunud toresse. Et selline üsna juhuslik sattumine, ja. Aga jäid pidama. Ja kohe nii vägevalt, et sellest me kohe räägime, et kui vägevalt sa sinna pidama oled jäänud. Igatahes sina, Helina, said nüüd vahepeal lahti selle karbikese. Mis sul seal on? Näita muljeid. No nii, ma avastasin siit siis selle armsa elevandi brossi ja võtab see natuks jätkuvalt. Mul käed värisevad ka natuke, et see vägev panus, see tiitel, ma olen südamest tänulik ja see tiitel kindlasti mingil määral motiveerib rohkem edasi tegutsema. Aga samas nii või naa vilistlasena ma tunnen, et ma tahan ennast ja enda aega panustada toresse. Nii et ma olen väga õnnelik. Aitäh sulle selle eest. Kanna siis uhkusega. See on täiesti selline spetsiaalselt tore 25 puhuks tehtud, lastud teha käsitöö, sellised uhked brossid. Et täiesti õigesse kohta läks see bross. Nii. Aga sina oled rääkinud oma lugu tegelikult veidi selle nurga alt, et sa nagu olekski täiesti tore laps. Et sa sattusid nii väiksena, nii noorena sinna. Et sa nagu ei mäletagi seda, et mis siis enne väga oli. Jah, sellega oli nii, et ma just täna hommikul arvutasin, et ma vist olin 3. klassis. Ja 3. klass on ikkagi väga väike laps veel. Ja minu tore juhendaja oli siis Aili ja Ailil on tütar Kaimeli, kellega me olime kogu aeg pead jalad koos. Ja see tundus nii loomulik, et üks hetk Aili võttis meid kõiki kokku ja hakkas meiega tegelema. Ja sellest saigi see harjumus, et me saame kokku kui tore ring. Ja sa oled päris palju rääkinud, kuidas see on sinu mõtteviisi muutnud, sinu suhtumist ja mida kõike sa sellest enda jaoks saanud oled, et sa oled nüüd juba 3 aastat eemal, aga et sa tunned, et see nagu kandub sinuga kaasa. Kõik see, mis on... Saad sa mulle näite tuua või kus sa seda eriti tajud või kus seda väga vaja läheb, kus sa saad öelda, issand, kui hea, et ma kunagi tores käisin? Jällegi, kuna ma olin nii väike, siis
ma ei mäleta, mida ma tol ajal mõtlesin või arvasin elust üldse ja sellest, kuidas koolis toimub nii õpilaste kui õpilase ja õpetaja vaheline suhtlus. Ja minu jaoks on see, kuidas tore neid asju teeb nii normaalne, et nüüd, kui ma olen olnud 3 aastat siis eemal teises koolis, siis ma tegelikult tajun seda, kuidas tavalised õpilased ei mõtle nii, nagu torekad mõtlevad. Et neil on võib-olla raske aru saada või teistest siis kaasõpilastest. Et torekad, see tuleb kuidagi palju loomulikumalt, et sa mõtled, mida tunneb teine inimene ja oskad temaga paremini käituda. Kuidas sinul, Brita, sellega on? Mis sa märkad, sa oled ka kuidagi läinud nagu teise kooli või? Ja ma nõustun Helinaga, et tõesti see koolide vahe on märgatav. Minu puhul just tore, mis ma olen tähele pannud, et ta aitab üldiselt, on aidanud mul mingeid olukordi hinnata või mingitel teemadel üldse sellist arvamust luua, sest et ma kuidagi kergem on arvesse võtta teisi inimesi, arvesse võtta laiemat pilti sellest olukorrast, et tore on kindlasti aidanud ära kaotada seda oma mätta pealt vaatamist ja suhtumist. Et jah, hästi silmi avanud minu jaoks. Et see tuleb kasuks täitsa, et sa saadki, sul on millegi jaoks vaja, sa saad nagu paremini edasi mõelda oma mõtet, kui sa saad teistest paremini aru. Et muidu tekivadki need seinad vahele, et minu arvamus ja sinu arvamus ja ongi punkt ja nii ei saa ju koostööd teha. Nii, aga selline väike kelmikas küsimus siia vahele. Täna on vastlapäev. Liuga olete lasknud? Ei ole kahjuks veel jõudnud, aga peale saadet, mine tea, äkki jõuab. Ja, peale saadet kindlasti. Mul on kelk valmis juba. No mina küll olen, sest et minul oli selline hästi pikk liuk kohe Pärnust Tallinnasse. Täna hommikul. Sealt istusid kelgule ja tulid Tallinnast. Just nii ma siia saingi. Väga äge. Nii, aga lähme edasi sellega, et mõlemad sattusite ka tegelikult ühingu nagu vabariiklikul tasandil tegutsema. Sest te kandideerisite suvekooli meeskonda. Miks te seda tegite? Miks te kandideerisite? No minu esimene aasta meeskonnas läks tegelikult niimoodi, et ma ei kandideerinud, sest meeskonnas oli liiga vähe liikmeid ja siis ma niimoodi sattusin sinna poole pealt juurde tutvuste kaudu. Ja... tutvuste kaudu, nii kes see tutvus oli? No see tutvus oli jälle Kai meile, kes mu sinna vedas, et tema tahtis hästi meeskonda minna ja ta kutsus mind enne ka kaasa, aga ma olin pigem selline, et ei tea, ei ole veel nagu see aeg. Et mul oli hästi jäänud mulje, et meeskonnas on alati sellised suured tegijad, tuntud nimed, kõik on teada kõigile. Et ma enda arust olin ikka see väike Türi tüdruk, et kes küll oli nagu juba selleks ajaks pikalt torega seotud olnud, aga ikkagi kuidagi kauge võib-olla. Aga siis sellest esimesest korrast see kogemus oli niivõrd hea, et järgnevad 2 aastat ma siis olen ka meeskonnas olnud. Ja nüüd siis võib-olla kandideerima mõjutabki kõige enam see, et ma tahan veel seda kogemust, neid emotsioone, et see suvekooli korraldamine on ju mingil määral ikkagi pikk protsess, et juba kevadel alustame, et siis see, mis see tulemus lõpuks tuleb, et see on kõike seda vaeva ja aega väärt. Brita, sinu lugu selle koha pealt? Ja Helina mainis seda 1 aastat, kus oli vist vähe neid meeskonna liikmeid ja mind ka kutsuti tegelikult, aga ma tundsin sama, et ma ei ole veel ka, miks mina või mis ma, et tundsin, et mul ei ole sellele meeskonnale midagi anda. Ja mõtlesin ka seda, et käin siis nagu 5 aastat niisama osalejana ja siis kandideerin meeskonda, ehk siis nüüd ma olen 2 aastat meeskonnas olnud. Ja esimene aasta, kui ma meeskonda kandideerisin, võib-olla mul oli ka veidi selline surve, et kõik need, kellega ma koos seda tore suvekooli teed nii-öelda alustasin, Helina, samamoodi Kai, Meeli, Triin, et kõik nemad juba on ka, ajavad seda meeskonna asja, et miks mitte siis mina ka. Ja siis sealt see tuligi.
jah, ja nüüd lihtsalt kuidagi ei oska ette kujutada oma suve ilma selle suvekoolita. Et kui jah, paratamatult me nüüd oleme suuremad kui see 3. klass või see põhikooli tase, et jah, see meeskonnas olemine on just nagu hea väljund, kuidas ikkagi saada sellest suvekoolist maksimumi. jah, et ma kuulan teid ja siis ma vaatangi, et teil on nagu see kuidagi nii mõnusalt ja loomulikult sees see selline hea tarkus, et 9 korda mõõda, 1 kord lõika ja meil endal tores käib siis selle mõttega, et tore ei torma, on ju, tark ei torma. Et te olete ka, ma kuulan, et tegelikult kui teid juba kutsuti, siis teis ilmselt nähti, et jah, need on need tüdrukud. Aga et kuidagi selline, igaks juhuks veel, võtan nüüd 5 korda osa ja siis tulen, et nii äge. Aga et praegu te tõesti olete väärt meeskonna liikmed. Ja Helina, sina ütlesid just, et ma lähen sinna, et saada seda kogemust ja neid emotsioone, et mis need kogemused siis on? Mis kogemusi sa sealt saad? No see on, mingil määral on see võib-olla see vastutus ja pinge, mis nii-öelda kaasneb selle suvekooli korraldamisega. Aga et kui see kõik nagu ükskord, kui sa näed reaalselt neid asju, mida me oleme planeerinud ja kuidas osalejad on rahul ja neile meeldib ja sa näed nende silmadest nende rõõmu, siis see nagu teeb südame soojaks. Ja see, et see nii-öelda pinge, mis võib-olla koguneb selle laagri jooksul, et see on tegelikult seda kõike väärt. Ja et nii mina kui kõik meeskonna liikmed, et me oleme suutelised millekski nii suureks, nagu on tegelikult suvekooli korraldamine. Ma kuulen siis siin praegu seda, et seal on võimalus õppida pingega toime tulema, saada kogemus sellest, et ühiselt me saame hakkama. Just nimelt see koostöö kindlalt. Siis ma kuulsin sealt veel seda sellist isikliku eneseteostuse plaani, et minust sõltub midagi, mina vastutan, kui mina nii teen, siis minule et sellised on need tulemused. Väga, väga vinge. Sa tahtsid midagi lisada? Ma tundsin kuidagi. Et sul on omad kogemused, eks? Ma võib-olla lisaksin, et mis minu puhul, mida mina olen märganud, et see meeskonnas olemine on aidanud, et pannud väärtustama võib-olla seda taustajõudu, et meeskond peab olema selline mitmekeelne. Mõni ongi see, kes tahab hästi esineda, kes tahabki seal olla õhtujuht või midagi, aga samas minu puhul, et tegelikult see taustajõud, mis seal taga on, et see on nagu tegelikult meeletu ja sellel on ka väga suur roll selles, et see välja kukuks kogu suvekool. Ja, nii Elina midagi tahab öelda, tuli meelde midagi. Ma tahtsin Brita kohta öelda seda, et ma tegelikult selle aasta suvekooli korraldamisel nii väga nagu märkasin ja väärtustasin seda, kuidas sina tegidki seal taga nii palju asju ja sul ei olnud nagu võib-olla laagri osalejad ei tea, kui palju sa tegelikult panustasid ja see oli nii armas. Aitäh! Jaa, et selline eluks õppimise täitsa kogemus on ju, et kõik ei peagi kõike tegema ja ei saagi, et parim tulemus ongi mitmekülgses meeskonnas. Oli see sinu siit, mis ma kuulsin. Ja et sul on ka täitsa kogemus sellega ehedal kujul omal nahal läbi tunnetatud. Väga äge. Nüüd ma küsin sellise ühiskonda puudutava küsimuse. Teie kui sellised mõnusad noored, täiesti sellised ägedas eas, mulle meeldib, see on mu lemmik. Ma jään sellesse ikka eluks ajaks umbes nii. Et mis teie näete, et on praegu ühiskonnas just noortel mureks, probleemiks, millega pusitakse? Mis te märkate? Teie kui märkaja silmaga inimesed juba. No mul esimesena tuleb, see on võib-olla see populaarne arvamus praegu ka see sotsiaalmeedia. Et kuidas üha enam nagu noored on seal kinni ja võib-olla see suhtlus nagu päris elus, päris inimestega silmast silma, et see nagu kaob natukene ära. Ja mina olen üldiselt hästi selline, et ma pigem räägin näost näkku päriselt päris elus.
aga et just see uus generatsioon siis on nagu selles nutimaailmas kinni. Et minu arust tore puhul just see, kui koolis saab selle grupiga kokku saada, et see side, mis nii-öelda tekib inimeste vahel, et see on ülioluline ja ma natukene tunnen, et tänapäeva maailmas see võib-olla kaob. Et see hirm on, see oht on. Helina jutu jätkuks, siis jah, ma tunnen ka seda, kui just võib-olla selles aspektis, et ma võrdlen kirjalikku väljendusoskust, võrdlen suulist väljendusoskust, siis tunnen, et noortel see kirjalik võib-olla tuleb lihtsamalt. Kui sa satudki inimesega kokku, siis sul ei olegi, sa tunned, et sul ei olegi võib-olla midagi rääkida või sa ei oska ennast väljendada, et ma ise ka ei oska oma neid mõtteid sõnadesse seada. See on probleem. Või alati, et tegelikult tunned, et su mõte on rohkemat väärt ja siis, kui sa ütled seal välja, siis see kuidagi ei kõla alati nii, nagu peaks, et ilmselt selles on süüdi see kirjutamine. Et seal tuleks nagu lihtsamalt, kiiremini kõik see emotsioonide, laigi, värgid, I love you, oi, muusikallid, pallid. Ja siis tegelikult, kui sa näed seda inimest, siis on aitäh. Oi, sa oled tore. Et jääb nagu tagasihoidlikumaks. Jaa, te olete väga huvitavaid asju märganud. Ja ma üldse tahaks ka tõrkuda ajudes seda kohta, et see nüüd hakkab maailmast kaduma, see päris kontakt. Aga jah, olen nõus sinuga hästi, et on hädasti vaja päris suhtlusesse kõigepealt panustada ja siis see ülejäänud ju tuleb nii või naa. Sellest me enam ei pääse, digimaailm jääb olema ja arvutid ja kõik see nuti ja sellest on väga palju abi meie elus ikkagi tegelikult. Ta on ju ikkagi kasulik. Aga jah, et seal on omad ohud just suhtlemise koha peal. Et seda on väga raske õpetada. Kui te tuletate meelde mõne tore koolituse, siis kuidas õpitakse suhtlema? Kuidas see käib? Kui ma võtan tore koolituste peale, siis üldise sellise enese väljendamisele väga kasuks tulevad need lõpu- ja algusringid, kus sa rääkidki, et kuidas sul on läinud, mida sa tunned, mida sa mõtled. Et see aitab sul panna oma mõtted siis nagu sõnadesse, et hästi raske ongi tegelikult emotsiooni ju kirjeldada, aga just, et see pidev, kui sa iga ring teedki seda, siis see muutub juba selliseks normaalsuseks. Regulaarne treenimine, jah. Harjutamine. Ja ma olen väga nõus, aga ma mõtlesin, et lisaks sellele, et sa enda neid lihtsalt, et sa räägid, on tores tavaliselt, kas siis nii-öelda nendes kooligruppides on siis see, et mängud, ehk siis sul on reaalselt vaja olla füüsiliselt kohal ja inimesega kõrvuti või grupiga koos, et nii-öelda kinnistada seda, millest sa räägid, mida sa oled õppinud. Ja seda ei saa läbi neti teha, et sul on ikkagi vaja päriselt olla ja läbi teha neid asju. Et siis pärast, kui päriselus endal ka tuleb meelde, siis on oluliselt julgem, selgem, kindlam olla seal olukorras, kui on koolitusel läbi tehtud. Nii tore. Mis te siis veel ütleksite nüüd saate lõpuks? Kui te siia sõitsite, kas oli midagi, mida te kindlasti tahtsite öelda või kuhu mõte läks? Kui ma siia sõitsin, siis mul oli päris paar tundi aega mõelda. Aga ma ei ütleks, et ma midagi väga välja mõtlesin, sest ma kuidagi ei teadnud, mida oodata. Aga ma teadsin, et mul on hea olla teiega, sest et torekatega alati tekib hea emotsioon ja see oli nagu natuke selline rutiinist välja tulek jälle, et siia tulla. Ja mida torekatele öelda võib-olla, et nautige ja suhelge, et üle Eesti torekatega just, et tegelikult me näeme ju, ütleme 2 korda aastas põhiliselt, et kui on konverents ja suvekool, aga et see vahepealne suhtlus, tänu nutimaailmale tegelikult on ju võimalik. Et kindlasti hoidke neid kontakte, mida te läbi tore saate. Mina siia tulles aga ei jõudnud mõelda millelegi, aga üks asi, mis mul on hästi kogu aeg peas olnud, kui ma mõtlen torele, on just, meil on tore ja siis on iga tähega on need omad need loosungid ja siis O-tähel on see oskuslikult olemas olles. Ja minu arust see on just praegusel ajal see olemasolek on oluline, et olge üksteisel olemas.
kui ilus mõte. Siia peale kohe ampsaks vastlakuklit ja mõelge, mul on teie jaoks saates need täitsa olemas. Kallid vaatajad, meie asume nüüd vastlakukleid sööma. Ma ulatan sulle terve selle kandiku ja näitan siis inimestele ka, et me sööme neid ikkagi tore keraamiliste nõude pealt. Igale ühele sulle annan siis selle pisikese. Võtan endale, mul on nüüd siin 3 tükki. Ja jätame teiega siis praegu selliseks väikseks pausiks nädalaks ajaks hüvasti. Head aega! Stuudios on tore!